Oletame, et sa pead sõitma mõnele teisele planeedile ja tohid endaga kaasa võtta ainult 3 asja. Mida sa välja valiksid? Aga miks peaksin mina äkki teisele planeedile sõitma? Ma saan aru, et teaduse nimel tuleb riskida. Ka selleks on vastavad inimesed olemas, eriharidusega ja treenitud. Miks just mina? No olgu. Oletame lihtsalt, et siit saadetakse komandeeringusse ja kaasa tohib võtta ainult... Mine oma jutuga. Meil on asutuses kõige kaugemad komandeeringud ühel poolt Setumaale ja teise poolt Kaunasesse. Asi pole selles, kuidas tegelikult on. Põhiline on välja mõelda 3 asja, mis endaga kaasa võtad. Kas või riietusest, puhas särk, sokid, eks ole? Mul ei kõlba ju ometi ringi sõita määrdunud särgis ja mustades sokkides. Ära ärritu, asi pole sokkides. Sa pead välja valima 3 asja, mis sa võid endaga kaasa võtta. Konkreetselt, kuhu ja milleks? Ükstapuha kuhu, näiteks üksikule saarele. Üksikule saarele. Oled sa kindel, et just mina? Pealegi, kas maakeral ongi enam avastamata saari? Oh issand, see kõik on tinglik, saad sa ükskord aru? Mõistan. Kogu raskus seisneb täpses arvus. Ei vähem ega rohkem kui 3. Aga mida nad tavaliselt võtavad? Kes nad? Teised. Missugused teised? Olgu. No näiteks paast. Ma usun, võtaks kindlasti kaasa piibli. Ahah, selge. Järelikult piibli pole minul tarvis enam võtta. Aga teised? Missugused teised? Sa sõidad üksi. Oh issand, no hästi. Näiteks Tongiot võtaks kaasa eesli. Paul Keres võtaks male. Pythagoras võtaks püksid. Mis see sind veel huvitab? Mind huvitab nüüd niisugune detailikene. Miks Don Quixote võtab ainult male ja Pythagoras ainult eesli? Aga mina pean võtma 3 asja. No võta siis 1 jumala pärast, aga võta rutem. Ise ei tea veel täpselt, kas 1 või 3, aga muud kui saadab teele. Ja nüüd, millal ja kui kaugele? Ja kuhu ma oma perekonna panen? No, ma lihtsalt ei suuda enam. Oled sa kuulnud, kui reportereid küsivad inimeste käest, mida võtaksid kaasa ja nõnda edasi? Sellega selguvad inimeste huvid. Vaimne pagas. Niisama hästi võidakse küsida, ütleme, mis on õnn. Tähendab, seda nad küsivad enne ärasõitu. Kas sa mängid lolli või? Ma ütlen sulle selge sõnaga. Näiteks mina võtaksin kaasa võõrsõnade leksikoni, astronoomi õpiku ja transistorraadio. Aga sina? Kus kohta? Ükskõik kuhu, igale poole. Näiteks Türile. Aga Türi räägitakse eesti keelt. Miks võõrsõnade leksikon? Oh issand, nägemiseni, ma ei taha sind enam näha. Oota, ära pahanda. Ma olen nõus. No millega sa nõus oled? Leksikoniga ja transistorraadioga ja anatoomia õpikuga. Võtame kõik, mis sa tahad. Kuidas võtame, kui sa sõidad üksi? Kuula mind nüüd hoolega. Niikuinii läheb üks meist lolliks. Mis on su lemmiklektuur? Raamatuid võid iga 10 aastaga uuesti lugeda ja on ikka nagu uus. Lõpuks taipasin. Sa ütlesid 10 aastat. Jaa, näiteks lähed 10 aastaks vangi. Vali kiiresti 3 asja ära ja sõida. Kallis sõber, sa lihtsalt tahad mind ette valmistada. Sa ei tahtnud mind selle õudse teatega ehmatada ja rääkisid üksikust saarest. Tahad akordioni? Võta. Roosikasvataja käsiraamat, aga palun. 10 aastat. Vanaema võib juba siis surnud olla ja ema... Või eelistad doominot, võta kaasa. Kuupäevadega kellaajal on ka väga asjalik kaasa võtta. Aga siiski, mille eest see kõik? Mida ma ometi olen teinud? Või siis lauapeegel. Huvitav on jälgida, kuidas iga päevaga vanemaks lähed. Kallis sõber, see on hea, et sa kaugelt alustasid. Ilma ette valmistamata võiks säärane julmuudis ära tappa. Mida ma veel sulle pole soovitanud? Habajamas aparaati muidugi. 10 aastat. O jumal, mille eest küll? Ütle mulle, kas valisid nüüd need 3 asja välja? Mul tuleb tuju juba pikka mööda tagasi, nii et lõpetame lollid naljad. Noh, 3 asja. 10 aastat. Eesliga 1 kuudis. Ja paavst kah veel.
Tere ülemus. Ma tulin selleks Luhtsaba, et teatada teile rõõmsat uudist. Soovin teile õnne. Teile paremat. Nagu sa tead, Lehtsaba, tulevas on üleilmne noorsopäev. Tähistada noorsopäeva kõrgel ideelis poliitilist kultuurilisel tasemel. Pidupäeva korraldajaks on noored ise, meie tulevik, meie radade jätkajad. Ja et meie radu tunneksite, siis ma ütlen kohe ära, mis teil teha tuleb. Õigus, Lehtsaba. Õigus, aga... Direktsiooni ja ametiühingu kohkomi ja... Mis asja? Et direktsiooni kohaliku ametiühingu komitee üksmeelsel otsusel soovite noorsoo nimel sõna võtta just teie, Lehtsaba. Ei oska. Pealegi... Stopp! Oskad, Luhtsaba, oskad! Direktsioon ja kohkom on teil pidevalt silma peal hoidnud ja ning tulemuste ees siiralt rõõmu tundnud. Mina pole kõnemees. Miks just mina? Aitab! Teie olete meile kõige rohkem silma paistnud. Miks mina? Nagu loomulikult kõik teisedki noorsootöölised. Kui ajalehe korrespondent küsis parima noorsootöölise nime, ütlesime kõhklemata Lühtsaba. Teate, Nii et kõnepikkus olgu 10 minutit. Kõnelete sellest, kuidas meie kollektiivis jämedamad otsad lähevad järjest üle noorte kätte ja... Missugused jämedamad? Need samad, mis praegu on veel peenikesed, aga aegapidi jämenevad. Ja räägite veel sellest, kuidas direktsioon kannab pidevalt hoolt noorte eest. Pole märganud? No just. Kannavad märkamatult pidevalt hoolt. Mina ei oska. Pole viga, Lihtsaba. Sina teed valmis, aga meie vaatame üle. Ei, mina mõista teha. No siis teeme meie ja sina vaatad üle. Küsimusi on, Lahtsaba? Et kas see direktsioon ja kohkum, et kas nad käsivad just vaesel Lahtsabal sõna võtta? Lõpuks ometi, õnnitlen. Õnnitlege ülem Lahtsabaga minu poolt. Mina olen Kasemets. Kes soovib pirukaid,
50 senti pirukas. Soovite pirukaid? Assoo, mis pirukad need on? On lihaga ja on moosiga. Aga mis neil vahet on? Vahet. Vahe on selles, et lihapirukad on lihaga ja moosipirukad on moosiga. No jaa, aga liha on piruka sees. Muidugi sees. Väljaspool ta lihtsalt ei seisa. Ja moos on kah sees. Kuulge, mis te norite? Kui tainas oleks sees ja moos ümber, siis poleks see enam moosipirukas, vaid ütleme, et moosipurki kukkunud kukkel. Nojah, ma tean. Moosipurki võib kukkuda küll. Mul oli ükskord koguni hiir moosipurgis. Kuulge, mis puutuvad siia teie hiired? Ega ei puutu küll. Aga ma küsin, et mismoodi te liha ja moosipirukaid eristate? Noh, niimoodi, et kui moos sees on, siis... Ma tean, ma saan aru. Aga enne peab ju hammustama. Peaks nagu jah. Aga kui ma olen juba hammustanud, siis te enam tagasi ju ei osta. Ega see polegi ette nähtud. Mul on siin pirukad müümiseks, mitte tagasi ostmiseks. Aga kui ma tahan lihapirukat, aga satub moosipirukas ja olen juba hammustanud... Aga teie ärge hammustage. Hammustage kohe parem lihapirukat. Aga kuidas ma vahet teen, kumb see kumb on? Lihapirukas on lihaga, moosipirukas on moosiga. Jumal küll, teiega võib nälga jääda. Kui ma küsin teilt praegu lihapiruka, siis kuidas moodi te võite öelda, et see on just lihapirukas ja mitte moosipirukas? Vaadake, lihapirukad on mul soojad. Moosipirukad on mul täitsa külmad. No vaat, see on teine jutt. Ahah, aga miks moosipirukad külmad on? Moosipirukad, sellepärast, et liha tuli enne pirukasse panemist keeta, aga moosi polnud vaja keeta. Ah nii, et moos on veel keetmata. Piruka sees on toored õunad. Miks õunad? See on aprikoosimoos. Nii et toored aprikoosid. Kuidas toored? Küpsed. Nojah, aga moosiks keetmata. Keedetud, aga mitte nüüd, vaid ammu. Nõndaks, nii et vanad pirukad. Pirukad on värsked, aga kuna sees on külm moos, siis kest jahtub rutem kui lihapirukal. Hästi, andke siis üks lihapirukas. Palun, 50 senti. Aitäh. Kuulge, see on ju külm pirukas. Iga asi jahtub. Mis te siis nii kaua kauplesite? Hea küll, aga kust te siis teate, et see on just lihapirukas ja mitte moosi? Kulla inimene, nad on mul ju eraldi korvides. Vatsule pirukas. Miks te seda kohe ei öelnud? Te nende kohta ei küsinud, küsisite pirukate kohta. Olgu pealegi. Kuulge, see pole ju lihapirukas. Ma vist ajasin need segamini. Aga see pole moosiga, vaid riisiga. Ei või olla. Võtke siis siit, proovige seda. Noh. Teine asi, see on kapsaga. Папа может все, что угодно. Плавать брасом, спорить басом, дрова убить. Папа может все, с кем угодно. Только мамой не может быть. Только мамой не может быть. Isa suudab kõik, mis on tarvis. Ujub krooli, keerab rooli ja kaevab maad. Isa suudab olla, kes tarvis. Ainult temaks ei olla saa. Ainult temaks ei olla saa. Mutti joonu, kesel kuski noori.
see kivine kõigi jaoks kadunud maa, kus asus mu isamaa äär. Siit lahkuinul järele laulda on laad, kuid kurku jääb kinni mu hääl. Mind tummab see maa, millel käia ei saanud, on asju, mis aiu ei mahu, sest kõik oli väär siin paepinna peal, sest linnas, kus praegu on rahu. Jääst alati vaba on Paldiski sadam, võirgab siin meri ning traatajal vaata ei olegi taba ja paksem kui vesi on meri. Jääst alati vaba on Paldiski sadam, võirgab siin meri ning traatajal vaata ei olegi taba ja paksem kui vesi on meri. Loodus on õnnistan loodekaart, siis paljud ta poole on teel, kes kalla peal kiikab näeb kauguses saart ning teine ta varjus on veel. Neist väiksem on suurem, sa muretse kaart, see pakri kui Põhjamaa ime. Las kõlab me keel siin paepinnal veel, kus kaua on püsinud pime. Jääst alati vaba on Paldiski sadam, võirgab siin meri ning traatajal vaata ei olegi taba ja paksem kui vesi on meri. Jääst alati vaba on Paldiski sadam, võirgab siin meri ning traatajal vaata ei olegi taba ja paksem kui vesi on meri. See kivine kõigi jaoks kadunud maa, seal asub mu isamaa äär. Siit lahkuinul järele laulda on laad, kuid hinge jääb kinni mu hääl. Mind lummab see maa, millel käia ei saanud, on asju, mis aiu ei mahu. Kõik oli väär siin paepinna peal, kuid praegu siin linnas on rahu. Jääst alati vaba on Paldiski sadam, võirgab siin meri ning traatajal vaata ei olegi taba ja paksem kui vesi on meri. Jääst alati vaba on Paldiski sadam, võirgab siin meri